Tere, mina olen Jaana. Ja mina olen Reet. Tere tuulemast kuulama Talentabi podcasti. Kes meid varasemalt pole kuulanud, siis kutsume oma podcasti iga 2 nädala tagant külla huvitava inimese, et rääkida erinevatel personalivaldkonna teemadel. Tööl veedetakse tavaliselt oma elust väga palju aega ja meie hakkame täna arutama, mida me saaks ise ära teha, et seda nautida või kuidas saaksime teistel aidata tööd nautida. Täna meie saatekülaliseks tööõnne uurija, karjäärinõustaja ja psühholoog Tiina Saar-Veelmaa. Tere tulemast! Tervist! Tere, Tiina! Enne kui me läheme teema juurde süvitsi, saame kõigepealt sinuga tuttavaks. Et räägi, mida sa teed igapäevaselt? Mis see tööõnne uurimine ja mis sa teed? Jah, just nimelt uurimine see minu töö igapäevaselt ongi. Lihtsalt mul on võimalik seda teha väga erinevates rollides. Praegusel ajal ka ma olen lektor, nõustaja, karjäärinõustaja, psühholoog, terapeut, siis konsultant. Siis on mul meil selline startup, mis siis juba aitab ka teistel organisatsioonidel õnnelikuks saada. Et ma ainult ei räägi sellest, vaid me siis ka väga praktiliselt muudame neid organisatsioone õnnelikuks. Happy Me nimeline selline platvorm. Nii et väga erinevate nurkadelt ma selle teemaga tegelen. Väga kihvt. Räägi võib-olla, mis on need olnud sinu karjääri mõjutajad, et sa oled ise ka öelnud, et inimestel tänapäeval on 4-5 karjääri, et sa oled ilmselt juba mõne läbi teinud, et mis on need peamised või kes on olnud sinu peamised karjääri mõjutajad? Ja, kui ma nii mõtlen, siis see minu karjäär siiamaani, ja ma täpsustan ka, et karjäär ei ole edutamine, vaid on rahuldust pakkuv eneseteostus. Et see peab olema meile kuidagi rahuldust pakkuv ja me peame ka tundma, et me teostame ennast mitte siis ainult just sellest töölõigus, vaid et seal on ka sellist inspiratsiooni meie jaoks inimestena. Ja võiks öelda niimoodi, et minu senine toimetamine on olnud juba üsna kirev ja mitmekülgne, nii et mul vahel tundub, et ma olen elanud juba mitme inimese elu. Et kõige sellised esimesed valikud ma võiks öelda, et tegin üsna juhuslikult ja tagantjärgi võiks isegi nagu natuke naerda selle üle või tundub nagu humoorikas, et kui sa ei saa sinna ülikooli sisse, kus sa soovid, et siis sa lähed ühte kutsekooli sisse, mis sul jääb kodutee peale ette ja paned silmad kinni ja valid lihtsalt seina pealt ettejuhtuva eriala. Nii et minuga näiteks selline asi nii juhtus. Ja mis eriala see oli? See oli restorani ettekandja. Ja ma tõsiselt õppisin, ma rõhutan, ma õppisin 1,5 aastat siis restorani tööd, aga väga tolle aja mõttes hästi kõrgel tasemel või väga professionaalsel tasemel, nii et me ikka õppisime bankette tegema ja seljankad keetma ja keeli ja kõrgemat matemaatikat ja nii edasi, nii et vot selline. Ja see täiesti suvaline valik sisustas minu elu järgmiseks 7 aastaks. Nii et ma üsna pikalt olin teeninduses ja siis veel läksin Soome, õppisin juurde, Soome väliskaubandust, siis töötasin reisinduses, Viking Line'is reisikonsultandina, siis vahepeal lugesin Tallinna Kaubamajas reklaamelint, et Tallinna Kaubamajas 2. korrusel müügil naiste pesu. Ja väga selline kirev ja töötasin ka Regios, mis ju sootuks on kaardifirma. Nii et läks jupp aega enne, kui ma üldse jõudsin psühholoogia radadele või kuidagi puutusin kokku, et ahaa, et see on see, mis mind võiks huvitada. See oli 94. aastal ja siis kuidagi nagu paralleelselt hakkas see asi minema. Nii et ma loeks nagu 2001 aastat, kui ma siis liitusin CV Online'iga selliseks nagu murdepunktiks, kus siis lõpuks ometi minu õpitav eriala ja siis just kui nagu see töö eriala hakkasid kokku sulanduma. Nii et kui tänasel pool ka küsitakse, kuidas saab tööõnne uurijaks, et siis see tundub natuke pöörane, aga minu enda loo vaatas üsna loogiline. Et CV Online'is ka ma sain lõpuks aru, et mind huvitab inimene ja kuidas me inimesena siin elus leiame oma igatsused. Aga taevake, seal on ju ettevõtted, kellel on ka oma igatsused ja et mitte öelda mõõdikud. Ja et kuidas need 2 osapoolt siis kokku tuua niimoodi, et see siis hiljem oleks ka selline õitsev ja
ja õlmitsev. Aga kui ma tohin, sa küsisid ka, et mis on olnud need karjääri mõjutajad või kas on nagu olnud selliseid momentumeid elus, kus sa teed justkui sellise kurvi või muudad midagi. Ma arvan, et see on üks küsimus, mida tegelikult igaüks võiks endalt küsida. Et kes on need olulised inimesed minu elus, kes on mind mõjutanud ja mis on need teekonnapunktid, mis on olnud kuidagi maagilised või tähtsad. Ja mul endal on üks säärane lugu 90-ndatest, kus ma tol ajal ikka siis olin veel seal teeninduses ja sellise entusiastliku provintsineiuna lihtsalt tuled pealinna, pead oma elu üles ehitama, kõik tööd, mis pakutakse, võtad vastu. Mina olin nagu sellise mõttega. Ja siis selle tuhisemise käigus ma sattusin tööle ühte baari. Et algul oli niimoodi, me ehitasime selle baari valmis ja siis tundus, et mulle nagu tekib sinna töökoht, aga hiljem ikkagi selgus, et ega seal suurt peale sellise nõudekoristaja ja nõudepesija nagu järgi ei jäägi, aga mõtlesin, asi seegi. Ja ma mäletan, et ma siis natuke aega tegin seda ja see oli suhteliselt selline, ikka oled optimistlik, aga eks ta oli selline pime ja hämar töö sellise napsutajate keskkonnas. Ja ma mäletan, kui selle ettevõtte omanik tuli ühel päeval minu juurde, ütles, Tiina, ma tahan suga rääkida, et mul on palve, et sa ei töötaks siin enam. Ja ma maksan sulle nii kaua kuupalka, kui sa leiad uue töö. Oi, vau. Et mul on kahju, et kui ma tean, et inimesed muutuvad oma töö nägu ja ma näen, et sina väärid enamat. Vau. Küll ma judin, et tuli peale nii kihvt, et sellised inimesed on. Ja see on hästi suur muutus. Ja ma tõesti, mulle tundus nagu piinlik, mis mõttes keegi maksab mulle, aga et vähemalt ma sain innustust, et sealt edasi liikuda. Et see on olnud hästi suur muutus. Ja kui ma tagasi mõtlen, siis mul selliseid maagilisi lugusi on veel ja veel ja veel, kus ma olen teinud midagi võib-olla esmapilgul isegi kummastavat, aga hiljem on sellel kõigel kuidagi nagu seos või mõte. Väga kihvt. Võib-olla on sul mõni kihvt lugu rääkida ka sellest, kui sa oled ise kuhugi tööle kandideerinud või vastupidi siis mõni põnev kandidaat käinud? Kandideerimisega on üks selline naljakas lugu. Kui ma olin just Regios tööl ja usute või ei, aga see oli aeg, kui Google'it ei olnud. See on ka olnud. Ja selline aeg on olnud. Ja siis kuidagi see Regio tööga hakkas otsa saama, aga ma olin just nagu teinud selle muutuse niimoodi, et kannapöörde siis sellest teenindusvaldkonnast niimoodi kontori ja sellise olingi müügisekretäriks õppinud ja saanud filiaali juhiks ja kuidagi kõik läks nagu ülesmäge. Ja nagu tunne oli ka, et see restorani ala on nagu ikkagi täitsa ammendanud. Aga mis must siis saab? Ja vaatan, et on üks firma otsib suhtekorraldajat ja kuna guugeldada ei saanud, oli siis see neti.ee, ma siis sinna toksisin sisse, et mida see suhtekorraldaja teeb. Ja ei saanud mingisugust mõistlikku vastust. Nii et ise siis tuletasin, et suhtlemine nagu mina, korraldamine, ka nagu mina ja kandideerisin. Ja see oli veel tolle aja ja ka tänaseni on need inimesed väga hinnatud ja tuntud Kubits ja Hamburg. Ja mind kutsuti vestlusele ja läksin kohale, juba seal kõrghoone ees seistes, hakkan aimama halba, vaatan, et nii udupeen maja, juba liftis hakkas süda puperdama. Jõudsin kohale, tohutu kihvt töökeskkond, 2000 tol ajal, eks. Ja siis pakkusin mulle kohvi, mis oli vigas, mu käsi värises niimoodi, et lusikas siis klõbises seal kohvitassis ja esimene sissejuhatav küsimus, kui ma olin vajunud sinna liiga pehmesse tugitooli, oli see, et aga töö meile ülevaade Vene meediast. Nii et ma jäin vait ja pidin põhimõtteliselt üle õla vaatama, et kas siin on veel keegi, kellele see küsimus esitati, sest see oli minu jaoks väga veider küsimus, ma ei teadnud sellest tõesti mitte midagi. Ja iga järgmine küsimus läks aina hullemaks. Nii et põhimõtteliselt see oli nagu õudusõne nagu tööintervjuu 15 minutit. Aga kuskil seal ehk siis 4. küsimuse või 5. küsimuse juures mõtlesin, et ma saan aru, et ma olen täiesti vales kohas ja ma saan aru ilmselt ka miks, et ma tõesti ei tea, mida suhtekorraldaja teeb, et lihtsalt tundus nii tore töö. Et ainuke asi, mis mulle kuidagi nagu tekitab küsimusi, et teie ju nägite mu CV-d, miks te mind kutsusite?
üldse, et mida te minust nägite. Ja siis Hannes vaatab seda CV-d ja ütleb, et aga teil on ju siin kirjas, et te olete töötanud Tallinna Kaubamajas reklaami direktorina. Diktorina, ma ütlesin diktorina. Et selline natuke anekdootlik lugu. Aga, ja seda ma õpetan praegu ka oma klientidele, gruppidele, et kui ma ütlen, et tööintervjuul on ainult üks eesmärk kandidaadil, ainult üks. See ei ole tööle saada, see ei ole endast head muljet jätta, see on jääda iseendaks. Kui sa oled sina ise, siis ükskõik kui tobe see situatsioon ei ole, kuidagi see kannab. Ja me ka läksime, mina küll naost punasem kui tema, läksime seal, ütlesime, et meil ei ole mõtet siis siin rohkem aega raisata. Ja sinna see jäi, aga pärast seda, kui ma kandideerisin CV Online'i, siis kes oli nende suhtekorraldusfirma? Kubits ja Hamburg. Nii et me hakkasime koostööd tegema ja hiljem siis tänu meie koostööle sündis ka saade Tööotsija Rahvusringhäälingus. Väga kihvt. Kindlasti siit tuli nüüd palju, sa rääkisid nii palju toredaid lugusid, mida CV-st välja ei loe. On veel midagi võib-olla, mis sa tooksid välja, mida me sinust CV-st välja ei loe, mida sa võib-olla teed veel vabal ajal? Ma niimoodi kokkuvõtvalt võiks öelda, et ma olen kuidagi selline uudisimulik, et mul tundlad on kogu aeg harali ja mu huvid võib-olla peamiselt on kultuuri ja kunsti ja kirjanduse kanti, jah. Aga ma olen ka selline parandamatu, selline innovatsioonisõltlane, et kui midagi kuskil on uut, ma praegusel ajal ka õpin ikka üha juurde teenuse disainmõtlemist. Ja no ütleme, võib-olla seal hobide realt leiab, et luule on mulle tähtis, aga ma näiteks luuletan juba aastast 85. See on terve igavik, et see on kuidagi alati minuga kaasas olnud. Ja vahel inimesed kuidagi neid hobiasju, nendele võib-olla nagu ka liiga palju tähelepanu tähendab, et need hoitakse kuidagi eraldi oma karjääris, aga just sellised kõige moodsamad või sellised kaasaegsemad lähenemised karjäärile on ka sellised miksitud variandid, et mina ka hobi osas, mul on isegi olnud au olla Doris Kareva mentee, paluda teda enda mentoriks luule alal, et lihvida ka seda külge. Ja vahel siis selles mingite uute asjade tuhinas või õppimises mul on üks näide ka, et kus see oli ka küll üsna ammu, aga väga kõnekas. Et ma kuulsin, et keegi rääkis Marcus Aureliusest. See oli tõesti iidhammu jälle. Ja tema raamatust ise endale, see tundus mulle nii müstiline ja nii põnev, midagi aru ei saanud, aga tundus väga maagiline. Nii et ma läksin antikvariaati, soetasin selle raamatu, tegin lahti, vaatasin, et jeerum, see on ikka väga keeruline raamat. Aga ma kandsin seda kaasas, kui ma läksin kuskile kohvikusse, tellisin kohvi, siis see raamat oli mul seal laua peal, tegin neile lahti, vaatasin, keeruline, panin kinni. Aga tänu sellele tekkis mul väga palju huvitavaid vestlusi, inimesed tulid, sa loed Marcus Aureliust, kui huvitav. Et vahel, ja see on ka see, et sa vahel paned selle lati natuke kõrgemale, kui su nina küündib. Tänaseks mul on see raamat väga-väga hästi ka läbi näritud nii-öelda. Aga et vahel selline igatsus millegi järele toob ka nagu su ellu selliseid uusi võimalusi. Et võib-olla seda ka mu CV-st ei leia, et ma olen parandamatu unistaja või selline püüdleja. See on ikka väga inspireeriv ja mul on tunne, et neid lugusid on kindlasti veel ja selleks nagu, ma arvan, et me saaksime siin mitu saadet teha sellest, aga ma mainisin enne, Tiina, et me hakkame tegelikult tööõnnest rääkima ja sa natukene juba rääkisid, et mida see tähendab, aga kas sa saaksid meie kuulajatele kuidagi hästi lihtsalt selgeks teha, et mis see siis tööõnne valem siis nagu on? Võib-olla peaks alustama korraks 2 sammu varem või nagu tagasi võtma ja mõtlema, et mis asi see tööõnn ei ole. Ja ma arvan, see ongi meile siin eestlastele raske, sest et töö on ajalooliselt üldse olnud ja evolutsiooni käigus ka seotud ellujäämisega. Et on ikkagi olnud meie baasvajaduste rahuldamiseks. Sel samal põhjusel tappis koopamees mammuti ja mingis mõttes sel samal põhjusel me oleme olnud maadeharjad ja korilased ja nii edasi, nii et see on kuidagi sügavalt ja
orgaaniliselt meiega kaasas. Ja siis sellest lähtuvalt võiks tekkida ka tunne just nagu tähtsustada või isegi ütleme ülistada tööd. Et kui sa oled võimeline endale tagama elujärje ja eks ole leivalauale, et kas see polegi siis tore, kas sellest juba ei piisa, et olla õnnelik. Aga siis me ajaloos jõuame ka sinna punkti, kus hästi huvitavaid raamatuid on sellest, et sellest võiks ta ka eraldi saate teha. Aga et kus on siis jõutud jälile ka sellele, et kust see pöördus see, et miks me nüüd ikkagi nagu eraldi peame rääkima, et on tööõnn ja siis on just kui tavaline töö. Ja nimelt kuskilt sealt, kus meil näiteks tekkis oskus säilitada toiduaineid või üldse nagu tekitada mingeid varusid endale, siis käivitus ka inimesel selline hasart või ahnus ja algas siis teekond, kus me oleme hakanud tegema asju liiga palju. Ehk nagu pingutama üle mingis mõttes. Ja nüüd me võimegi siis tänasel päeval öelda, et lihtsalt töö ei pruugi inimest õnnelikuks teha. Ja see, kui sa teed palju tööd, ei pruugi sind õnnelikuks teha. Aga seal on siis nagu näiteks 3 põhi sellist suunda, mida inglisekeelsest keeleruumist leiab siis selle well-being mõiste. Et see on nagu alustuseks hea mõelda. Et see tööelu siis nii psühholoogilises plaanis, vaimses plaanis, et mul on huvitav, ma arenen, mul on uusi mõtteid, emotsionaalses plaanis mu suhted toimivad ja ka füüsilises plaanis ma olen terve, mul on hea olla, mul ei ole tööst tingitud hädasid. Et need kõik siis kokku peaksid nagu juba vihjama sellele, et asjad on pigem hästi. Ja minu teadust puudutas nüüd seda osa, mis on ka hästi huvitav, et näiteks inglise keeles on selline termin, mida me palju kasutame eesti keeles, burnout. Vahel ütleme põles läbi vahel, et no ja, tal on burnout sündroom. Aga ta on olemas ka selline mõiste nagu bored out, ehk siis nagu töötüdimus. Ja minu siis fookus või see huvi ärkaski just sellest, et mul käis näiteks nõustamas väga ägedate organisatsioonide oma ala tipptegijaid, kes on võib-olla hoolega valinud oma eriala, õppinud pikalt, väga andekad. Ja ometi kõigele vaatamata nad ilmutasid siis neid töötüdimuse märke. Ja see tundus kuidagi absurdne või pöörane. Veel seda enam, et me mõtleme, et aga karjäär ei peagi ainult tööga olema seotud, et miks me siis nagu ootame sealt nii palju, et mingi elage kodus oma huvitavat elu. Aga siis tuli välja, kui ma uurisin, et seal on just nagu 3 komponenti, et rohkem väsisid ära need inimesed, kes tajusid, et mu tööl ei ole nagu sellist jälge, et ei ole seda tunnet, et näed, mina tegin, kus on mammut, kus on see tapetud mammut. Siis ka kuidagi sellise tunnustuse või sellise vahetu tagasiside igatsus. Et kas ma saan aru, kelle elu praegu läks paremaks, kes sai päästetud. Ja kolmandaks siis tuli välja ka, et kuidagi inimesed igatsevad olla nagu võimalikult mina ise. Et tänapäeval ikkagi töökohad on meil sellised, et palun, siin on sulle tööpakkumine ja siin on sulle ametijuhend ja roni sisse. Aga et kuidagi see igatsus siis ka sellise kuidagi sellise iseendaliku elamise järele. Ja nii siis oligi, et ma läksin neid jahtima ka teaduslikult ja leidsin siis hulganisti tõenduspõhiseid lähenemisi, mis siis kõike seda kinnitavad, et jah, meil on vaja tähendust, jah, meil on vaja autonoomiat, jah, meil on vaja jälge, jah, meil on vaja seda silmadest tulevat tänu. Ehk siis see ongi tööõnne valem nii-öelda. Nii lihtne ongi, eks? Nii lihtne see ongi. Või siis vastupidi. Aga siit ma võib-olla küsiksingi, et kuidas mina täna isiklikult saan analüüsida, et kas ma olen õnnelik, et ma ei tea, ma võib-olla iga päev ei ärka üles mõeldes, et kas ma täna olen õnnelik või kas ma olen pikka aega olnud õnnelik või ei ole, et mis ma täna ise saaksin ära teha? No kui sa enda kohta küsid, siis vähemalt sa tundud õnnelik. ja tihti ma ka organisatsioonides või meeskondadega, kui töötame, siis ma küsin nagu seda sama küsimust, et oletame, et tööõnn on üks skaala ühes otsas on miinusmärk, me oleme kuidagi väga rahulolematud, see ei sobi meile, kas siis eriala või tööandja, ja teises otsas on justkui siis see õnnelikuks tegev töö.
ja tavaliselt see õnnelikuks tegev töö, ja seda ma ka uurisin, on see, mida me teeksime siis, kui meil poleks mingeid piire. Et tihti me ka mugandame ennast elu jooksul, eks kas asukoha tõttu või teatud sissetuleku ootuses või siis jah, ka oma oskuste võimete piirides, eks, aga kui meil poleks piire, et mis sa siis teeksid, on? Aga jah, see küsimus esiteks, et kus ma üldse aru saan, kas ma olen õnnelik, et siis ma küsin seal organisatsioonides, et kust te saate aru üldse kolleegidest, et nad on nii-öelda kukkunud siia miinusesse? Millest te märkate seda? Inimesed tegelikult on väga tähelepanelikud, et siis tulebki see, et no ta ei naerata või ta on morn või iga asja peale on pigem vastu, näib väsinud. Ja sealt edasi tulebki sageli haige ja nii edasi, et tegelikult me saame üsna hästi sellest aru, kui see asi päriselt ei istu. Aga et võib-olla ma siis küsiksin siit võib-olla siukse natuke rohkem filosoofilise küsimuse, et sa rääkisid läbi, et mis see töö on siis on ju, aga et kas töö ainuüksi saab kellegi siis õnnelikuks teha? Ei saa. Ei saa. Et inimene on selline keerulisem tervik. Ja see üks põhjus, miks ei saa, on see, et tööl me siiski paraku oleme ühes rollis. Ka siis, kui meie töö iseenesest on väga mitmekülgne. Et ka teie roll täna siin, et on ju, seal on, eks ole, selline loominguline ettevalmistav töö ja seal just kui oleks isegi need tööõnne kõik komponentid olemas, on ju, et keegi ilmselt ei ole käskinud teil seda saadet teha, see on üsna vabatahtlik ja siin on seda rõõmsaid silmi, keda intervjueerida ja hiljem veel rõõmsamaid kuulajaid, eks. Aga et kõigele vaatamata selles töörollis meid mõõdetakse. Et võt seda komponenti me kahjuks ei saa ära võtta. Et ikkagi see hinnang nagu tuleb sealt või ja kui me räägime ka muudest rollidest, muudest töödest, siis ikkagi kõigele vaatamata see on teatud kokkulepe. Ja. ja siis lihtsalt meil on vaja olla muudes rollides ka. Ja meil on vaja olla sellistes rollides, kus me saame olla tingimusteta mina ise, kus mind ei mõõdeta. Enamasti need ikka on lähedastega, et ma saaks olla piisavalt sõber, et ma saaks olla laps, et ma saaks olla, kui ma olen vanem, et ma saaks olla ma ei tea, luuletaja. Tänapäeval küll lapsevanemaid mõõdetakse vist rohkem kui tööl olles. Aga. Just, aga et ma nüüd küsisin, et kuidas ma saan aru, et ma olen õnnelik, me rääkisime sellest, aga et kui ma nüüd ärkangi üles ja ma saan aru, et ma olen õnnetu, siis mida ma siis nüüd peaksin tegema? Et kas ma peaksin midagi enda rollis muutma, kas ma peaksin juba vaatama kuskile mujal, et mis päriselt siis täna hommikul tõusin näiteks, olen väga õnnetu. Kohe võin jagada ühe praktilise harjutuse. Et see on huvitav, et kui me oleme juba õnnetud, siis me ilmselt hakkamegi mõtlema, et mis mul siis viga on ja et kas ma siis pean nüüd töökohta vahetama ja olud on ka keerulised, eks, ja kus sa lähed siin vastu koroonat. Et me jääme kuidagi sinna kinni sellisesse urelusse pigem või sellisesse problemaatilisse ja negatiivsesse, aga mina soovitaks vastupidist. Et võtta siis üks valge või miks mitte ka roosa või kollane paber ja siis mõeldagi. Aga seesama, et kui mul ei oleks mingeid piire, kui praegu mingi asi mind ei takista, oskused, teadmised, raha ei ole tähtis, asukoht, mida ma siis võiks teha? Et just kui nagu utsitada sisemiselt ennast unistama. Ja ideaalis võiks siis kirja saada, ütleme seal vähemalt 3 või isegi 5 sellist mõtet selle kohta. Ja siis võiks teha sellise mikromõtiskluse veel sinna otsa. Et võtta näiteks sealt nimekirjast üks neist, võib-olla keegi siis mõtleb, et see oleks täitsa teisiti, kui mul oleks kohvik kuskil palmi all. Või ma ei tea, tahangi kanu kasvatada, elada kuidagi looduslähedaselt, aga igal juhul võtta siis üks nendest oma elevamatest unistustest ja korra siis ka kohe mõeldagi, et ja kui see ongi mu elu, nüüd elan nii. Võib-olla isegi võib nagu korra lasta oma meelesest läbi, milline see päev siis on, kui ma elan just niimoodi. Ja siis võiks kirja panna 5 omadust, milliseks sellise elu elamine mind muudab.
ja võib-olla sealt siis tuleb see, et ma olen enesekindel, ma olen rahulik, ma olen rõõmus, kui ma olen nii, ma olen armastav, võib-olla armastatud, et no see on erinev loomulikult, aga just seesama, et me kõigepealt loome selle kujutluse, siis me natukene veel toidame seda ja siis mõtleme, kuidas see siis mind mõjutab. Ja ilma, et me peaks veel ühtegi muutust tegema, siis need 5 omadust, mida me kirja saame, võiks endale siis järgmised 21 päeva lugeda hommikul pärast hambapesu peeglisse. Aga just niimoodi mina vormis, et ma olen. Sest väga tihti, kui me oleme selles ebarahuldavas, siis see sööb ära ka meie eluenergia ja kõiksugu ressursid. Nii et sellest olukorrast on kuidagi hoopis keerulisem kuidagi välja ujuda ja ma ütleks, et väga tihti võib juhtuda hoopis see, et kui me ei kaasa võib-olla ka väliseid häid nõuandjaid või ei saa sellist professionaalseid tööriistu, siis me võime sattuda hoopis vihmakäest räästa alla. Ehk et ma tunnen, et see mulle ei sobi, mis ma siis teen, kandideerin, lähen kuhugi mujale ja ma kordan seda sama nii-öelda ratast. Nüüd ma kindlasti, ja see konkreetne harjutus, mida ma praegu pakkusin, see ei võta kauem aega kui 10 minutit, nii et selle kingituse võib küll endale teha. Tina, sa oled karjäärinõustaja ka, et kas meid praegu karjäärinõustatakse reedaga? Et niimoodi see käibki. Just, nii see käib, jah. Aga sina oled tegelikult ju elu jooksul päris mitut karjääri vahetanud, mis on minu meelest väga julge ja väga lahe. Aga et sa mainisid ka ühes saates Plektrum minu meelest, et sa tegelikult oled ka koristaja olnud ja sa väga nautisid seda, sa tegid seda kirega. Aga kas äkki nii ongi, et mõni inimene lihtsalt teeb kõike kirega ja tal nagu on kuidagi lihtsam neid uusi karjääre võtta või kuidas sellega on? Et sa töörid sinna, et kas ma oleks võinud ka koristajana jätkata ja ma ikka vestleks siin, et kui Eesti kõige kirglikum koristaja. Jaa, ma olen selle peale mõelnud just nende varasemate valikute peale, aga mis siis, kui ma oleksingi seda näiteks tegema jäänud, sama oleks nüüd küsida Regio kohta või kui ma olin CV Online'is turundusjuht, et ma väga-väga armastasin seda tööd. Aga puhtalt näiteks selle koristaja näitel võiks öelda nii, et ma küll müüsin selle töö endale maha, et seal oli mitu sellist asja. Esiteks ma koristasin kultuurimajas, see oli kuidagi, mulle tundus vähemalt tähtis asutus ja kuigi mu tööriistadeks oli plekkkämber ja hall lapp, et siis ma panin Led Zeppelini Taevatreppi jube kõvasti mängima. Ja siis uistutasin mööda koridoris seal, et ma ikkagi tegin selle kuidagi enda jaoks huvitavaks, et muidugi selle käigus võis mõni tolmurull ka märkamata jääda, et ma arvan, et pikas jooksus nad ei oleks mind seal pidanud. Või andsin endast parima, aga mina arvan, et jah, me võime igasuguseid töid teha, aga minu puhul näiteks selles töös kindlasti ühel hetkel oleks jäänud puuduse, et aga mis järgmiseks kuu edasi. Et meil ikkagi on teatud sellised, ma ei ütle nüüd kindlasti nagu sünnipärased tugevused, aga me oleme erinevad ja meile meeldivad erinevad asjad. Ma just nagu Jaana sellest küsimust veel edasi minna, et võib-olla ei mõelnudki seda, et sa olekski koristajaks jäänud ja sa oleksid kõige kirglikum koristaja, aga ükskõik, mida sa oled teinud oma eluetapil, siis sa oled olnud nagu kirglik, et sa oled olnud kirglik koristaja, sa oled kirglik restoranis, see on ilmselt ka nõudepesija sellel hetkel, kui sa just seda teed ja kui sa nagu, sa tunned, et on vaja edasi liikuda, sa liigud edasi ja sa oled järgmises rollis kirglikud. Ja see on ühed teist tüüpi inimesed, kes nagu kandideerivad ühte ja ei ole rahul, võtavad teise töö, ei ole rahul, et see küsimus võib-olla ongi, et kas seda kirge on ka võimalik nagu õppida. Paljud inimesed nagu, ma otsin veel see, mis see minu kirg on ja teised inimesed hakkavad tegema ja siis nad on kirglikud lihtsalt seda tehes, vahet ei ole, mis see on. Ma arvan, et võib-olla need, kes otsivad, et nad ei ole, mina ikka usun, et nad ei ole seda leidnud tegelikult, aga seal on võib-olla ka see, et mõtlen praegu oma kliente, lasen meeleses läbi, et siis ma olen täheldanud ka seda, et vahel inimesed on ka enda suhtes nii kriitilised, et see tegelikult takistab neil kirglik olemast. Et meil on kuidagi pähe ehitatud mingi standard, kuidas mingi asi peab olema või ütleme, kui me räägime originaalsest kirest, siis minu jaoks vähemalt see sisaldab ka sellist võib-olla teatud lapselikkust või sellist mängu elementi, et sa julged sinna sisse minna, sa ei võib-olla
et huvi kannab sind, et ükskõik mis, aga et sa ei jää seisma selle pärast, et mul ei ole kõiki neid oskusi või jeeru, ma ei saa, et see ongi selline, võib-olla see on selline startup-ilik mõtteviis, et mis on vaja ära teha, kuidas me selle ära teeme, mis on nii-öelda MVP, siis minimum viable product ja nii edasi, et kust edasi. Et jah, ma arvan, et võib-olla seal on hoopis mingi muu häda, et miks nad ei leia nagu seda oma asja. Aga nüüd minnes sinna tööandjate juurde, et tegelikult ei ole ju ainult nagu nii-öelda inimesed, kes otsivad seda tähendusrikast tööd ja et nad oleksid seal tagasisidestatud ja aitavad maailma muuta, et tegelikult ju tööandja otsib samasuguseid töötajaid, kes tuleks ja kannaks edasi nende väärtusi, kes tuleks säravalt silmal tööle, kes tunneks, et tahaks seda teha, mõtleks uusi lahendusi välja. Teoreetiliselt see ju on nii, et aga miks need siis inimesed omavahel kokku ei saa? Et tööandjatel on tihtipeale, meie oleme värbamise agentuurist, eks, me näeme seda, kuidas me intervjueerime inimesi ja tööandjad tihtipeale tagasi on, et see ei ole see motivatsioon, nad ei taha seda tegelikult ju teha. Ja teiselt poolt siis on need töötajad ju, kes otsivad seda tähendusrikast tööd, et miks need omavahel kokku ei saa? Mis sinu kogemus on? Kui ma tohin alustada natuke kriitilise noodiga, või see on mul lihtsalt kogemuse käigus nüüd tekkinud, siis mulle tundub, et meil ikka veel ei ole väga head taipamist või teadmist sellest, et kuidas luua sellist head pakkumist või kuidas neid positsioone ehitada. Et ta on võib-olla kuidagi ajalooliselt kujunenud niimoodi, et on teatud rollid ja need on alati nii olnud ja siis need töökulutused ka võtame kopeerime ühe vana põhja ja natuke kohendame. Et siis võib juhtuda, et need saavad kuidagi kokku ebaloogilised või kuidagi, jah, et me saame nagu alati natuke poolmuna, et on inimene, kes just poolele sellest tööst vastab väga hästi, aga see ülejäänud pool ei peaks üldse olema selle inimese rida. Ma ise, kui ma teen selliseid värbamisprojekte vahel, mul on selline üks eksklusiivne lähenemine, kus ma teengi grupi intervjuusid, siis ma alati alustan sellest, et keda te päriselt otsite, mis see inimene, millega see inimene peab maailma paremaks muutma ja siis me enne loome hästi põhjaliku profiili, et väärtused saaks paika, oskused saaks paika, omadused saaks paika, need, millest ei ole nõus loobuma ja need, mida on tegelikult võimalik arendada. Ja alles siis selle pinnalt me loome nii-öelda selle, mis on siis, jõuab kuhugi veebilehele või paberlehte, eks, et mida siis kõlbab nagu näidata. Ja siis ja ma mõtlen siis edasi ka, et need värbamisülesanded ja kõik peaks olema nagu toetama seda, aga see selleks. Võib-olla ma natuke filosoofilisemalt vastaks nii, et mulle tundub, et seda klappi ei leidu ka täna sellepärast, et organisatsioonid on liialt enesekesksed, paljud kahjuks. Et see luuakse ikkagi lähtuvalt oma vajadustest. Et kui me vaatame karjääriteaduse, siis me näeme, et kõige suurem igatsus on just selle ideosünkraatilise ehk siis personaliseeritud karjääri osas. Et minuna, et teie oletame, te olete tööandjad siin, et te vaatate, okei, mida ägedat see Tiina meie organisatsioonis võiks korda saata, kuhu just tema on hea, ja te oleksite võimelised looma võib-olla selle pakkumise või positsiooni minu järgi, rohkem nagu rätsepatööna. Et täna me ikkagi räägime see, et kandidaadid peavad tulema ja mahutama ennast ära kuhugi boksi. Ja sellega juhtub ka väga suur raiskamine, et väga tihti nende tegelik tugevusi, oskusi, teadmisi, varasemad kogemus, see konkreetne boks nii-öelda või kast või positsioon arvesse ei võtagi. Ja see läheb kõik raisku ja see juba ennustab seda, et sealt tekib see tööfrustatsioon või ta peab ühel hetkel edasi liikuma. Et see on ikka väga suur kunst ja just nagu kaasavalt ja kuidagi nagu koos luua see sobib roll. Et ma ütleks, et esimene näide on see, et ja on neid, kes ka seda teevad, et et ongi sa intervjuul siis kohtad ühte inimest ja saad aru, et olgu ta ei sobi siia positsioon, aga tegelikult ta on äge või leiame talle koha. See on juba väga hea. Veel parem oleks see, kui sa kohtadki inimest, vaatad seda tööpakkumist, saad aru, et ta oleks võimeline tegema kolmandiku sellest, mida me tahame, aga super hästi. Ja sa muudad selle positsiooni ümber, et tema saabki seda teha ja võib-olla veel midagi ja siis nii-öelda, et ikka super paindlikkus see tänane aeg nõuab. Päris
suur nagu see rõhk nagu tööandjale, et mida ta siis peab muutma, et tänapäeval seda ju kuskile ei õpita, et kuidas siis see tööandja saaks selliseks muutuda või mis sammud ta peaks nagu tegema veel lisaks, et Neid tööriistu või meetodid on iseenesest olemas või isegi, ma ütleks, luksuslikult või külluslikult, et haara lihtsalt käsi ja võta ja kasuta. Et ma arvaks, et nagu see kogu suhe või kogu see töösuhe seal peaks olema selline kaasav või me ikkagi räägime ju mitte ainult isegi teadmusvaldkonnas, vaid laiemalt sellisest kaasavast ja inimkesksest töökultuurist. Ja näiteks üks meetod jälle töödisain on see, et on siis aastavestlused või arenguvestlused, aga et sa aeg-ajalt palud oma inimestel lihtsalt võtta ette kõik oma tööülesanded ja jagada 3 kategooriasse, et mis jätkuvalt inspireerivad, on huvitavad, mis on neutraalsed ja mis enam ei sobi üldse. Ja nüüd need, mis ei sobi talle üldse, et see organisatsioon oleks võimeline ja valmis siis neid kas aitama tal ümber mõtestada, muuta või võimeline siis talt aitama need ära võtta. See on eraldi meetod, inglise keeles ongi siis job crafting, eesti keeles töö kujundamine. Et võt seda sorti meetodeid ka jooksvalt me peaksime kasutama või siis minu üks lemmiktöövahend on Norman Amundsoni väärtuste ratas. Mulle tundub nagu üle 10 aasta kasutan, ma ei väsi, sest see nii ruttu näitab seda, kus nii-öelda siis selle inimese jaoks see king pigistab. Ja vahel see lahendus on nagu nii mõistlik või kuidagi loogiline. Aga jah, et rohkem nagu sellist soovi, et tänasel päeval see juht ei pea olema ju see mingi suur ja tähtis, kes siis juustuga oma inimesi eest meelitab ja tagumikust takka lükkab, vaid et ta loob ruumi, kus inimesed nagu ise saavad olla ka iseenda tööne disainerid või kujundada. Aga see eeldab, eks ole, hästi avatud suhtlust, sellist Aga kes teeb siis need tööülesanded ära? Mis, oletame, see on see vestlus, jõuad, et 3 tööst ei ole meeldiv või ei istu need tööülesanded üldse. Aga tegelikult sa tead, et ega need tööülesanded kellelegi väga ei istu, et see on võib-olla mingi aruandlus või mis iganes see siis parasjagu on. Aga kes need tööd ära teeb või kuidas seda probleemi siis lahendada, kui see on oluline osa tööst? No selles meetodis on näiteks ette nähtud see, et iga ülesande kohta, mis on häiriv, võiks küsida ka, et mis juhtub, kui ma seda ei tee. Et, ja võib-olla mõne aruande kohta siis inimesed saavad aru, et midagi ei juhtu. Teemegi seda mingist vanast rasvast. Ja oluline on lihtsalt see, et võib-olla meil alati ei õnnestugi seda ära võtta, aga et me nende samade küsimustega me vähemalt nagu proovime ümber mõtestada, et okei, kas saab, et me ei tee seda? Ei saa, et seda ikka peab tegema. Siis ongi see, et kas seda saab teha keegi teine. Vot siia tuleb nüüd see, et see ei saaks olema kellelegi karistus, vaid inimesed on erinevad. Mõni ütleb, ma vihkan aruanded, teine ütleb, andke, ma ainult nendega nokitseks. Et see on juba see nii-öelda rätsepatööna või personaliseeritud karjääri lähenemine. Siis 3. on see küsimus, et kas seda saaks teha nutikamalt. Ja võib-olla vahel ma vihkan neid aruandeid, sellepärast need jäävad alati kuu lõppu, need kuhjuvad, ma ei jõua, ma ei saa vajalikku sisendit teistelt, et võib-olla seal on hoopis mingisugune protsessiline mure või takistus või probleem, mis on ka lahendatav. Võib-olla see inimene on hoopis hädas, ma ei tea, ajajuhtimisega. Aga et me ikkagi ja 4. variant on ka, et just nimelt, et meil ei leidu nagu kedagi, kes seda teeks või ka me ei saa seda kohe muuta ka, aga hüva, aktsepteerime, nõustume sellega siis näiteks järgmiseks 5 aastaks, me ei saa lahendada ja tuleme selle teema juurde tagasi. Et näiteks, kui ma töötasin 6 aastat ProExpertis tarkvarafirmas, siis me väga hooleliselt vaatasime toona, et mis on inseneridel need häirivad ülesanded. Ja see oli tõsi, et neile tegelikult loomulikult ei meeldinud mitte mingisugune aruandlus. Aga me väga head lahendust ka ei olnud, sest see oli seotud otseselt ärimudeliga, kuidas nagu klientidega arveldus toimub. Kuskilt pidi see sisend ju tulema. Nii et seal ma nägin ka seda, et vahel sobib ka see, et me teeme kokkuleppe. Aga kõige olulisem on see, et me ei ütleks, et töö ongi nõme, kannata ära, jobu. Väga head mõtted just see, et tulebki nagu läbi rääkida ja mõtestada ja koos siis täpselt, kas midagi on vaja või mida ei ole vaja, et
kõik on nagu tegelikult nagu lahendatavad või vähemalt kokkuleppe tegemised. Aga mis siis juhtub, kui nagu arutatakse läbi ja mõtestatakse ja mingitel asjadele võib-olla leitakse lahendus, aga võib-olla jõutaksegi selleni, et ikkagi ei ole sellele inimesele sobivat lahendust või sellele ettevõttele selle inimese näol nagu sobivat lahendust, et kuidas siit nagu edasi liikuda ja kas seda olukorda peaks kartma või kuidas on mingid head näited, et mis siis teha? Ma üldse lähtun sellest küsimusest sellest, et sellise tööandja kuidagi kvaliteedi määrab see, et kas ta suudab oma inimesi muuta igapäevaselt ilusamaks, paremaks ja targemaks. Et selle töö õnnelikustamise protsess peaks olema justkui nagu inimeste väärtustamise või vääristamise protsess. Ja seal see on üks kõige raskemaid ülesandeid organisatsioonidel niikuinii lahendada. Et hästi sageli võib juhtuda seegi, et see inimene on oma töös väga hea. Väga-väga hea. Kliendid on rahul, meeskond rõõmus. Aga tal endal on tüdimus. Ja mis siis saab? Ja siis teised hakkavad, töö ikka, su tuleb nii hästi välja. Et kuidas sa näiteks siis sellele inimesele aitad edasi liikuda. Nii et kui me nüüd lähtume sellest, et see eneseteostus või see töö suhe peaks olema nagu niikuinii selline vääristamisprotsess, siis on loomulik, et sellele võib tulla takistusi sel teel, kus see ennast ammendab. Ja minu meelest see organisatsioonist edasiliikumine või väljaaitamine võiks ka olla selline eriline või kuidagi selline armastav. Ja kunagi, see näide läheb ka sinna proeksperdi aega, kuna ma seal lihtsalt 6 aastaga jõuad juba igasuguseid asju läbi katsetada ja näha seda, mis toimib ja mis mitte. Et meie näiteks seadsime seal mõõdikuks, et kõik inimesed, ka need, kellega me peaksime töösuhte lõpetama või sellist väljaitamis edasi liikumisteenust pakkuma, et nad ikkagi soovitaksid meid teistele. Et see juba ise näitab, et meil oli kohe numbriline mõõdik, et kui palju soovitad meid teistele tööandjaks. Ja see annab sulle nagu ette selle lati, et kuidas sa pead lähenema sellesse küsimusse. Ja kui sa teed seda viisakalt ja pakud ka konsultatsiooni ja tuge ja kõike muud, et siis ma arvan, et see on pigem kingitus, mitte katastroof. Vist jõuame sinna tagasi ka sinna sellesse paari töökohta, kus su tööandja nägi, et ilmselt see oleks olnud väga hea inimene temale, et ta oleks sinu pealt nagu nii-öelda kasu lõikanud ja see oleks kasulik olnud, aga ta lihtsalt nägi, et sa oled õnnelikum kuskil mujal ja sa selle sammu peab tegema. Ja täna, mitukümmend aastat hiljem, sa räägid täna sellest ja oled tänulik sellele inimesele, eks? Just nii. Võib-olla tegelikult mul tekkis üks mõte, sest et Tiina, sa hakkasid rääkima, et teil oli üks mõõdik, et kuidas võib-olla üldse, et mina täna juhin tiimi, ma olen juba väga palju häid mõtteid saanud, mida võiks teha, aga et kuidas ma päriselt tean, et need inimesed nagu on õnnelikud, et kuidas ma seda mõõdan, et kas ma nagu küsin otse või ma saadan küsitlusi või mis aja tagant, et kuidas see päriselt nagu võiks käia? Praegu see ajajärk on hästi surunud meid, eks ole, selliseks virtuaalseks. Et esimesena tulevadki kõik need virtuaalsed variandid pähe. Aga tegelikult kõige toimivam on ikkagi, kui meil oleks võimalik olla niimoodi nagu vanasti sellises kontaktis või näha neid inimesi päriselt, sest paraku see arvuti taga olemine lõikab ära mõned meie meeled, millega me muidu oleme võimelised inimesi empaatiliselt tunnetama. Ja siis näiteks üks harjutus, mida mina olen, kui saab kasutada päris ruumi ja päris ruumis on päris inimesed. Et siis võib ka istuda ringis oma tiimiga umbes nagu lõkke ääres. Ja panna siis ühe objekti sinna ringi keskele ja võib-olla igaühel ongi, ma ei tea, pastakas või kui tahta natuke loomingulisem olla, siis igaüks võib võtta mingi sümboli, mis teda praegu kirjeldab tema tööelus, kuidas ta ennast tajub. Ja siis võib hakatagi küsima neid küsimusi sellisel moel, et kui põnevana sa tajud oma tööd 1–10. Et see keskmine objekt on siis 10, kõige rohkem, mis sa saad anda ja see, kus inimene istub, on 1 punkt. Et sinna tekib siis erinevaid hinnanguid ja siis igaüks saab korraks sõna, et mis see punkt tal on ja mis on hästi ja mis ei ole. Et natuke selline nagu, ühest küljest oled nagu selline
nagu hea hõim lõkke taga, on ju, aga siis arutatakse samal ajal neid teemasid. Siis võib küsida sinna juurde seda, et no võib ka küsida, et võib-olla see õnne küsimus sissejuhatuseks on natuke suur, et on vaja natuke rahulikumalt hakata. Et see põnevus on hea kategooria. Siis võib uurida, kuidas sa tajud, et organisatsioon, meie tööandja toetab sinu tööõnne? Väga hea küsimus. 1–10, et 10 toetab väga hästi ja praegu ma ei taju, on ju. Eesmärk ei ole süüdlasi otsida, et me lihtsalt uurime. Ja siis 3. võib olla see, et kuidas sa tunned, et meie meeskonna koostöö on? Kui eksisteeriks üks selline super koostöö ja kuidas sa tajud, et meie oma täna on. Ja muidugi sinna võiks siis uurida ka, et mida me igatseme, mida me vajame, et see oleks siis 10. Ja see on hästi tore lähenemine, et sealt see annab juba teha ka mingisugused kokkulepped. Nii tore on kuulda seda, et kogu aeg oled kuidagi harjunud, et lähen kuskile Google'isse ja panen mingisuguse dokumendi kokku ja siis saadan välja, et tore on ka lihtsalt koos istuda ja teha midagi. Aga et jah, ühesõnaga. Mina tahtsin veel küsida sellest, praegu me rääkisime, kuidas nüüd meeskonnas, aga üldse organisatsiooni tasandil, et kuidas seda tööõnne juhtimist, kas üldse peab tegema ja kuidas seda teha? Ma olen natuke selline mudelite sõltlane või mudelite fänn ja ma kasutan ka äkki juba viimased üle 10 aasta ühte Ann Heili arenguteadlase sellist aastaaegade lähenemist. Aastaajad, see tähendabki siis kevad, suvi, sügis, talv, aga tal on just nagu selline filosoofiline vaade neile, et kevad on alati uus algus, et kui uus töötaja näiteks tuleb, et siis tema on kevades, et siis meil ongi vaja justkui teha neid adaptsioonitegevusi, väga loogiline on ju. Ja jällegi mõelda, et näiteks need kõik, kes praegu koroona ajal värbasid uusi inimesi, kuidas need inimesed siis päriselt tunnevad? Kas nad tundsid, et nendega tegeleti või kas nad üldse saavad aru, mis toimub? Et see, et meil võib-olla päris kohtumine oli piiratud või teisel moel ei tähenda, et me need tegevused võiksime tegemata jätta. No vaat, ja siis sealt edasi tulebki, et suvi on siis kõik, mis puudutab sellist üksteisega kohanemist ja infoliikumine, eks ole, sünergia, traditsioonid, kõik selline sigin-sagin nagu suvel on. Sügis on siis see, kus inimene juba on iseseisvunud ja võib-olla mõnes mõttes jääb ka nagu natuke üksi oma sellesse rolli, aga seal ta võiks olla siis võimeline tegema neid professionaalseid panuseid, milleks teda on sinna organisatsiooni kutsutud ja loomulikult sinna läheb siis ka areng ja mentorlus ja tagasiside ja talv võtab siis selle kõik kokku, et see on nagu selline rahunemine ühest küljest, aga ka tagasivaatamine tehtule, tähistamine, uuringud, mis läks hästi, mis muuta ja siis selle pinnalt läheb käima nagu see uus kevad. Ja võt see mudel mulle tundub, et võiks olla nagu väga hea alus, et kui me räägime sellest tööõnne juhtimisest, et ta on nagu selline loomulik, ta on terviklik ja sisuliselt me räägime sellest, et meil oleks vaja siis neid siseteenuseid luua, disainida, mis aitavad seda tasakaalu hoida, sest see on ka nüüd Ann Heili avastus, et kui mõni sektor sealt jääb katmata, siis tekib trauma. Väga lihtne, kui suves info ei liigu, siis inimesed tunnevad, et aga ma ei saa siin enam professionaalne olla, siis ei õnnestu. Või kui kohaneda ei ole võimalik, võib-olla ma ei loogi neid ausaid ehedaid suhteid. Nii et ja veelgi enam, mis on Eestis olemas olev asi, on juba siis see peresõbraliku tööandja programm, mis on Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel tööandjatele tegelikult ju lihtsalt piisab nende väga suurest soovist ja initsiatiivist, et sinna kandideerida ja siis 3 aasta jooksul nad saavad justkui teha läbi siis sellise transformatsiooni koos väliste konsultantide ja assessorite abiga. Ma ütlen, see teema on nii põnev ja mul on tunne, et ma üldse ei tahaks, et see saade läbi hakkaks saama, aga kahjuks ta hakkab. Et meil on lõpus kiired küsimused, aga enne seda, Tiina, et sa oled hästi palju rääkinud, et mida nagu praktilist saab ära teha, aga et kui ma nüüd olengi kuulaja mina täna või siis ma olen juht, et mida ma saaksin teha täna esimese asjana, et ma olen et nii-öelda oma karjääri jaoks on ja mida saaksin juhina teha võib-olla kellegi teise karjääri jaoks, et on sul mingisugused, ma ei tea, 1-2 asja? Kellegi karjääri jaoks ära teha või? Võib-olla küsida lihtsalt, et kas sa oled õnnelik?
väga hea soovitus. Et me ei pea seda teemat nii keeruliseks mõtlema, et vahel ongi nagu lihtsuses peitub ja võlu, et sa siis küsi, kas sa oled õnnelik, nagu, et ehitatakse võib-olla mingi suur nagu mull sinna ümber, see tegelikult on lihtne küsimus. Täpselt, jah. Aga mina ise? Iseenda jaoks? Iseenda jaoks ära teha. No kui ikka, ma ikka mõtlen sellest unistamisest, et unistada võiks ja muidugi teha see harjutus läbi, aga siis ka ikkagi praegu on hästi lahke aeg ka õppimise osas, et lisaks ülikooli erinevatele ägedatele programmidele võib ise õppida, eks ole, ka tippülikoolide online kursused on ju meile enam-vähem mõistliku hinna eest kätte saadavad ja igasugused. Väga kiht, ma lihtsalt ütlen kohe siia vahele, et ka meie nagu Talent Hubis värbame täna endale inimest, kes tahab tulla õppima värbamist. Et tegelikult ka sellised, et ei olegi üldse ülikoolid, vaid võib-olla on ettevõtted, kus võimaldatakse sellist karjäärimuutust. Täpselt, jah. Siis ma ükskord lugesin kokku ja ma sain aru, et issand, siis ma ju reedan ka, kui vana ma juba aga ma sain aru, et ma olen vist üle 35 aasta paralleelselt õppinud ja töötanud. Kogu aeg nagu paralleelselt. Väga, väga inspireeriv, aga nüüd siis jõudsime kiirete küsimuste juurde, et loen sulle küsimus ette ja väga kaua ei pea mõtlema, et esimene asi, mis tuleb pähe. Vot, mingi quote, väärtus või põhimõte, mis sind on saatnud elus? Selle jutu pealt võiks öelda, et teeme ära. Et vist see on olnud alateadlikult. Aga praegusel ajal ka ma olen jõudnud kuidagi sinna, et radikaalne aktsepteerimine. Ma kuidagi ei võitle näiteks ka iseendaga või sellist leebust või et kõik nagu kõike tajuda, et sellel on ikka mingisugune tähendus ja olulisus ja mõte. Lugemis, kuulamissoovitus? Ma olen selline kirglik loomingu, üldse ma loen Eesti kultuuriajakirju palju, aga siis mul käib ka loomingu raamatukogu ja seal on üks raamat, millest ma nägin, et ta ilmub uuesti ja see on Sina maga, ma pesen nõud. Ja ma lugesin seda üsna ammu, aga mul jäi sellest kuidagi, see viis mu hinge kuidagi kaasa. Et mulle meeldivad raamatud, kus on nagu selline mingi elutõdemus, filosoofia ja siis samas ka võib-olla nagu selline väga ilus keel, et siis Stig Larssoni Sina maga, ma pesen nõud on üks neist. Mis teemal või keda soovid meie saates kuulda? Minu hea ametivend Kristjan Otsman, kes on Eestis muidugi tuntud kui selline arengutoetaja ja ajajuhtimise guru. Aga Kristjanil muuhulgas on väga äge elufilosoofia, nii et ma tahaks kuulata, mida tema räägib. Väga põnev. Asi, mida enda juures muuta, paremaks teha, alustada? Ma jätkaks selle leebuse laine. et seda ma ka panen tähele, et inimesed on enda suhtes kuidagi tihti nagu tõrksad ja kurjad. Et tegelikult on olemas ju ka selliseid praktikaid, kus isegi kui sa tunned pahameelt, siis paned käe südamele ja ütled tere tulemast pahameel. Tavaliselt me küsime ka, et kas sa lubad seda 4 kuu jooksul teha, aga kuna sa jätkad, siis ma eeldan, et sa lubad. Unistus, mille sa 5 aasta jooksul soovid täita? No kas ma nüüd... ja siis te kontrollite, kas ma täitsin? No mul on üks suur unistus ikkagi on, aga ma kogu aeg muutun ühe alandlikumaks selles osas, et kas ma pean seda päriselt ellu viima, aga eks see ikka on siis oma luuletuste avaldamine mingil kujul. Väga kihvt, Tiina, aitäh sulle, et sa tulid meie saatesse, rääkisid meile siin tööõnnest ja sellest, mida meie ise ära saame teha, mida me juhtidena saame ära teha ja selle kõige kokkuvõtteks mul on tunne, et selles lihtsuses ikkagi peitub võlu. Küsime küsimusi ja mõtleme asjad läbi ja see tööõnn ei pruugi üldse nii kaugel olla meist. Aitäh sulle! Just nii. Aitäh teile!